Tere hommikust! Minu nimi on Katrin Saks ja ma töötan Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudis kaasprofessorina. Ja oli siis hea võimalus osaleda kompetentsikeskuse probleem 1, alaprobleemi 2 juures koos veel 2 inimesega, Helen Ilves ja Airi Noppel. Helen Ilves on õpetaja, põhikooliõpetaja ja Airi Noppel töötab siis Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis. Nii, tegelikult nüüd selle alaprobleemi täpne pealkiri oli õpioskuste toetamine digirikkas keskkonnas. Aga ma väga palju seda digirikast keskkonda ei taha siin rõhutada selle tõttu, et koolitusel, mis me läbi viisime, seal juba see digirikkus jäi nii palju domineerima, et õpetajad, kes koolitusele tulid, meil olid tekkinud natukene teistsugused ootused sellega seoses. Et tegelikult on meil siin põhirõhk ikkagi õpioskustel. Nii, ja lähteülesanne, millega me siis tööle asusime peaaegu juba 3 aastat tagasi, oli sõnastatud järgmiselt. Töötatakse välja 5 sekkumist, 1 igale kooliastmele ja 1 ka lasteaialastele, sealhulgas tegevusplaan koos õpetajale rakendamiseks vajalike juhistega. Ja need sekkumised siis pidid toetama NÕK-i mudelis eesmärgiks seatud ja üldpädevusena välja toodud õpioskuste saavutamist või õpioskuste omandamist. See oli see lähteülesanne. Tükk aega mõtlesime, kuidas siis läheneda sellele ülesandele, sellele probleemile. Ja oma varasemas töös olen ma väga palju uurinud õpilaste õpioskusi just nimelt fookusega õpilastele. Ehk siis olemegi vaadelnud ja hinnanud, missugused on õpilaste õpioskused. Nii et see teadmine mõnevõrra oli meil juba olemas. Aga sellest ju ei piisa. Eks selle, kui me mõtleme koolikeskkonnale ja õpetamise ja õpiolukordadele, siis ainult õppija tegevusest ei piisa. Täpselt samavõrd oluline on õpetaja ja tema tegevus koolis. Ja selle tõttu me siis seadsimegi fookuse seekord õpetajale ja tema tegevusele õppijate õpioskuste arendamisel ja toetamisel. Ja kui me hakkasime seda uuringut disainima, siis kõigepealt ongi ju tarvis välja selgitada, et mis olukord siis tegelikult on. Kas me teame üldse, mida õpetajad arvavad õpioskustest, kui palju nad teavad, kui oluliseks nad neid peavad ja kas ja kuivõrd tegelikult õpioskusi tundides õpetatakse. Tegelikult meil see teadme puudus. Ja selle tõttu uuringu esimeses faasis läksime me kohale. Me külastasime lasteaedade tunde ja erinevate kooliastmete tunde ning viisime läbi teatud hulga vaatlusi. Just selle eesmärgiga, et märgata, kas, kui palju ja kuidas õpetajad toetavad õpilaste erinevate õpioskuste kasutamist. Aga see, mida vaatleja, väljast tulnud vaatleja alati märkab, ei pruugi olla see lõplik tõde. Et meie küll otsime teatud märke, me teeme tähelepanekuid, aga me ei pruugi väljast tulnuna alati mõista õigesti õpetaja kavatsust ja seda, mis tegelikult seal tunnis toimub. Selle tõttu me pidasime väga oluliseks pärast igat vaatlust läbi viia ka iga õpetajaga individuaalintervjuu, kus me siis arutasime nähtu läbi, püüdsime saada vastused oma küsimustele, et kas see, mida mina tunnis nägin, kas see oligi õpetaja kavatsus, miks ta midagi nii tegi ja mida ta üldse õpioskuste arendamisest arvab. Nii, ja sellest ülesandest lähtuvalt siis sõnastasime ka 2 uurimisküsimust. Kas ja kuidas toetab õpetajate praktiline tegevus klassiruumis õppijate õpistrateegiate kasutamist? Ja
milline on õpetajate teadlikkus õpioskustest ning nende toetamise vajalikkusest. Ja siis selle eeluuringu tulemuste põhjal valmis siis ka meil üks publikatsioon, mis on juba ka avaldatud ja on võimalik siis lugeda ja uurida. Nii, tulemustest ma veel väga täpselt ei räägi, ma selgitan selle uuringu disaini lõpuni. Vaatluste käigus nähtu ja intervjuudel kuuldu põhjal lõime me siis sekkumise. Teatud sekkumistegevused õpetajatele, mida nad saaksid oma tundides läbi viia selleks, et paremini toetada oma õpilaste õpioskusi. Ja need sekkumistegevused nüüd ongi siis tegelikult see pakett, mis selle projekti tulemusena valmis ja mis on ka kõikidel õpetajatel ja koolidel lõpuks kättesaadav ja kasutatav. Ja siin on nüüd muidugi nende sekkumiste piloteerimine alles või katsetamine. Selleks me siis viisime läbi 2-tunnised koolitused nendele õpetajatele ja 6 kuu jooksul, poole aasta jooksul said siis kõik õpetajad neid proovida läbi, katsetada ja pidevalt anda meile tagasisidet. Kas need tegevused töötasid, mis oli nende tegevuste juures head, kui ta töötas hästi, miks mõni asi ei töötanud, kas midagi peaks teisiti tegema ja me hindasime siis ka õpetajate tagasiside vastavalt siis sellest sihtrühmast. Lasteaialaste puhul ja gümnaasiumiõpilaste puhul ei saagi samad sekkumist ühtmoodi töötada. Nii et pidime arvestama ka siis oma sihtrühma vanust. Nii, ja kui 6 kuu vältel olid õpetajad katsetanud neid tegevusi ja annab meile tagasisidet, siis viisime läbi nii-öelda järeluuringu. Nüüd me enam vaatlema ei läinud tunde, aga viisime siis läbi jällegi individuaalintervjuud nende õpetajatega ja nendel intervjuudel oli 2 sellist põhieesmärki. Kõigepealt saada teada seda, kuidas väljendus nende õpetajate protseduuriline teadmine õpioskuste arendamisest pärast nende loodud sekkumistegevuste läbiviimist. Ehk siis, kuidas õpetajad kirjeldasid seda, mida nad tundides tegid, kuidas nad tegid ja miks nad tegid. Peegeldasid meile tagasi seda katsetamise protsessi ja oma kogemust. Ning teine küsimus, mida me nüüd sidusime selle eeluuringu tulemustega. Kuidas arenes õpetajate deklaratiivne teadmine õpioskustest nende loodud sekkumistegevuste tulemusena? Ehk siis meil oli võrdluseks eelintervjuudes saadud teadmine, mida õpetajad üldse arvasid õpioskustest, kuidas nad neid defineerisid, kui oluliseks nad neid pidasid ning pärast seda, kui nad olid 6 kuud reaalselt neid tegevusi teinud, kas ja kuidas oli see teadmine kuidagi muutunud. Järeluuringus oli meil natukene rohkem õpetajaid, oli 14 inimest, nemad olid siis kõik selle sekkumise läbi viinud ja nende järelintervjuude tulemuste põhjal on siis valminud ka artikkel, mis on praegu retsenseerimise protsessis. Nii, see oli siis see tegevus, mida me läbi viisime, aga räägiks nüüd natukene tulemustest ka. Kõigepealt siis eeluuringu käigus me kõigepealt saime teada sellise huvitava asja just nende õpetajate vaadeldud tundide põhjal, et õppijate õpioskusi toetatakse kõige enam lasteaias ja gümnaasiumis. Muidugi me ei tohi siin mitte mingeid üldistavaid järeldusi teha, sellepärast, et me ikkagi vaatlesime ainult 11 tundi. See, et lasteaias, sellega ma olen igati nõus. Et gümnaasiumis, sellega ma olen ka nõus, aga ma olen natuke skeptiline nüüd selle vahepealse osa suhtest. Et ma tegelikult arvan, et ega nüüd algklassi õpetajad ka ikka õpioskustest mööda ei vaata. Aga mingil põhjusel nüüd jah, meie vaadeldud tundidesse väga välja ei tulnud. Nüüd teine tulemus, mis me saime, et 3 esimeses kooliastmes näis õpetamise fookus olevat valdavalt siis sisuteadmiste õpetamisel. Ehk siis õpetati eelkõige ainet, aga kõiki neid selliseid pehmemaid oskusi, sealhulgas siis õpioskust,
et sellele pöörati tähelepanu oluliselt vähem. Nii, mida me veel märkasime? Et kui õpioskusi õpetatakse või toetatakse, siis on see rõhk tugevalt kognitiivsetel õpioskustel ja metakognitiivsed on jälle jäänud natukene vaeslapse rolli. Et seda õpiprotsessi ei mõtestata, ei mõtiskleta selle üle, ei reflekteerita, ei analüüsita ennast. Pigem õpetatakse seda, kuidas töötada tekstiga, kuidas õppida uusi sõnu, kuidas lahendada, missugune võiks olla mõne ülesande lahenduskäik, kuidas teha konkreetseid tegevusi. Aga jah, see metakognitiivne pool on oluliselt vähem tähelepanu saanud. Ja selline üldisem järeldus, siis, mida me intervjuude põhjal saime teha, et õpioskusi teadlikult ja sihipäraselt ei õpetata. Et seda õpetajad meile intervjuudes tunnistasid. Jah, ma tean, et nad on olulised, mul ei ole aega neid õpetada, sest mul on programm. Tuttav olukord, eks ole. Nii, ja võtsime siis aluseks eeluuringus saadud tulemused, kui me hakkasime sekkumist looma ja eelkõige siis just seda, et kui kognitiivsed õpioskused saavad veel tähelepanu ja metakognitiivsed üldse mitte, siis oma sekkumistegevuste disainimisel me keskendusimegi eelkõige metakognitiivseid õpioskusi toetavatele tegevustele. Ja sai siis loodud 15 sekkumistegevust igale kooliastmele, ma olen siia sulgudesse järgi pannud 5+5+5, see nüüd lähtub teooriast. Et enamik teoreetilisi raamistikke, mis käsitlevad metakognitiivseid õpioskusi, jagavad need 3. Planeerimisele keskenduvad tegevused, monitoorimisele, ehk siis oma õpitegevuse jälgimisele ja enese hindamisele. Ja seesama jaotus oli siis ka meie tegevuste aluseks. Nii, ja pärast 6 kuust katsetamist, mida siis meie järeluuring näitas, et õpetajad ja protseduurilised teadmised õpioskuste toetamisest olid valdavalt õpetajakesksed. Et mida see nüüd siis tähendab? Et kui õpetajad peegeldasid nüüd seda oma kogemust nende ülesannete või nende sekkumistegevuste läbiviimisel, siis nad olid puhtalt keskendunud iseendale. Mida mina tegin, mida ma pidasin vajalikuks teha, aga see, mida õppija sama tegevuse käigus tegi või võis kogeda, see nagu ei olnud oluline. Et see tavaliselt on iseloomulik noorel õpetajal, kellel veel ei ole väga suurt õpetajakogemust, et ta väga keskendub iseendale oma tegevusele. Aga see nüüd tuli ka nende tegevuste refleksioonist tagasi. Nii, õpetajate protseduurilised teadmised avaldusid eelkõige nende kogemuste kirjelduste ja õpetamispraktika peegelduste kaudu. Et see tulemus on nüüd sõnastatud ka ühe teoreetilise raamistiku põhjal, mis toetub Meieri teooriale, kes kirjeldab siis protseduurilisi teadmisi läbi 6 erineva karakteristiku ja nendest 6 siis 2, mis kõige enam esile tulid, olidki just oma isiklik kogemus ja õpetamispraktika. Nii, ja 3. tulemus siis sekkumine, mis keskendus õpetajate protseduuriliste teadmiste edendamisele, toetas ka nende deklaratiivseid teadmisi, aga just eelkõige metakognitsiooni lõikes. Ja 2 uut nüanssi, mis tulid sealt välja, olid siis motivatsioon ja õppimise mõtestamine. Aga see on ka täiesti ootuspärane tulemus, sest tegelikult ju need sekkumistegevused olidki suunatud just metakognitsiooni toetamisele. Nii et see meil intervjuudest välja tuli, oli igati ootuspärane, kus ta poleks juhtunud, me oleksime väga pettunud olnud. Nii, ja see põhiline järeldus, siis, mida me oma selle uuringu põhjal võiksime teha, on see, et õpioskuste arendamine peab olema teadlik tegevus. Et isegi kui me õpetajatena teame, et see on oluline, aga me ei vii seda teadmist oma õppijateni, siis midagi suurt ei muutu. Et me peame ise oma tegevuse teadlikuks mõtestama, selle teadmise enda jaoks omaks võtma ja alles siis me saame selle viia ka oma õppijateni. Nii, ja
kogu selle tegevuse tulemusena on siis valminud ka teenusepakett. Praegu on ta ühe sellise sisupaketi kujul. Kahjuks te vist nii väikest teksti siit lugeda ei näe, aga selle paketi sisu on siis kõigepealt teoreetiline taust kogu õpioskuste õpetamisele, siis on siin hulk tegevusi ja ülesandeid, mis on jagatud kooliastme kaupa ja iga kooliastme sees siis veel seesama 5+5+5. Siin on lisa lugemismaterjali ja selle teenusepaketiga saab kooli kaasas käima ka koolitus, kui kool on huvitatud sellest, siis nad saavad seda tellida. Ja ma nüüd ühe nüansi lisaksin siia veel juurde, et kuigi need tegevused on suunatud metakognitiivsete oskuste toetamisele, see ei tähenda, et kognitsioon või kognitiivsed oskused oleksid sealt eraldatud, absoluutselt mitte. Et õpiprotsess on ikkagi üks suur tervik ja seal on nii palju nüansse koos, et ka seal on need kognitiivsed tegevused tegelikult käivad kaasas, aga rõhk on nagu metakognitiivsed. Nii, ma ei eksi, siis see oli viimane slaid. Ma tänan teid kuulamast, ma loodan, et teil tekkis küsimusi. Aitäh Katri huvitava ettekande eest ja huvitavate tulemuste eest, mis siin tegelikult välja tuli. Aga kas on tekkinud küsimusi? Nii palun, Edgar. Ma hästi tõusnud küsisin, selline küsimus, et kuulasin seda ja ma püüdsin aru seda viisisest õpioskus kujundamise mudelist, mis te võtsite alguseks. Sest ma kohe seletan, ma vaatasin peakirjas ühte ettekande, et õpioskuste toetamine ja õpistrateegia tugevamine. Aga ta rääkis põhiliselt protseduuridest. Mis vahet on siis strateegial ja protseduuril? Ma võtan ühe sammu tagasi. Õpioskus on oskus tulla toime erinevate õpiülesannetega ja õpioskus väljendub õpistrateegiate oskusliku kasutamise kaudu. Õpistrateegia on nagu võte või tegevus, mida ma rakendan õppimise käigus. Ja nende tegevuste rakendamise tulemusena kujuneb inimesel õpioskus, mõnel parem, mõnel halvem, aga mingisugune oskus on kõigil olemas. Nüüd, ma rääkisin nagu protseduurilise teadmise kontekstis. Aga kui nüüd tulla tagasi selle teooriat puudutava küsimuse osa juurde, siis õpioskusi on ju tegelikult käsitlenud väga paljud erinevad teooriad. Ja mina olen oma lähenemistes leidnud kokkupuute akadeemilise eneseregulatsiooni teooriaga, mis sisaldab endas ka kognitiivseid õpioskusi ja ka metakognitiivseid. Ja selle tõttu ka see teooria, sealhulgas see 5+5+5, tegelikult toetub nii Zimmermanni kui Pintridge'i eneseregulatsiooni teooriale. No küll, aga siin on üks veel niisugune moment, et te käsitlete neid oskusi igasugustele eale sobimana. Aga ma räägin lasteaias, metakognitsiooniga võib tekkida selle probleeme. Sellepärast, kui me teevad lasteaias 5-aastaselt, või tema küll võtab selle üle, metakognitsiooni valgus on loomulikult võimeid mõelda. Ja selles valguses kõik uurisid ühe selle valja, siis tekib probleem, aga usun, et ma küll peast ei uurinud. Sest ma küsin selle pärast, et kui õpetajad ka küsivad, et ütlete talle, aga sul ei ole metakognitsiooni arendamist lasteaias, siis võib tekkida probleemi. Jaa, täiesti asjakohane märkus ja nagu ma ka enne ütlesin, et ega erinevas vanuses lapsi saab ühe puuga võtta. Ja ka need tegevused selle tõttu on täiesti erinevad ja ootused erinevas vanuses lastel on ju ka täiesti erinevad. Mis tegelikult ei tähenda, et me ei saaks ka 5-aastasega mõtiskleda selle üle, kuidas sa mõtled, mida sa mõtled, aga miks niimoodi? Et mõnikord on nende mõteteni jõudmine palju lihtsam, sest nad on palju avalama. Ma arvan, et teismelised on võib-olla selliseid arutelusid isegi keerulisem läbi viia, aga loomulikult see tase ongi täiesti erinev ja me ei saagi loota samaväärseid vastuseid sealt. Ja ma usun, et alushariduse spetsialistid tunnevad ja teavad seda valdkonda väga hästi, et tajuda ka ära,
kuhu maale minna nende küsimustega, mida üldse oodata. Need tegevused, mis me oleme lasteaiaõpetajatele disaininud, lasteaiaõpetajad andsid kõige paremat tagasisidet ja nad olid täiesti üllatunud, kui hästi nad töötavad. See oli ka mulle natukene üllatus, sest ma olin ka skeptiline. Eriti kui me räägime akadeemilisest eneseregulatsioonist, siis seda me ei saa väikeste laste puhul väga loota. Aga üks asi on mul veel nimetamata, me viisime ka ühe koolituse läbi just selleks, et testida seda sama teenuspaketti ja meil oli päris palju õpetajaid seal ja ka sealt tuli meil väga väärtuslikku tagasisidet. Lisaks veel õpetajad, kes olid valmis ise looma sarnaseid tegevusi, jagasid neid meiega. Et mul tegelikult oli hea meel, et õpetajad võtsid selle teema hästi vastu, et see kõnetas neid ja nad rääkisid meiega ja peegeldasid tagasi oma kogemust. Aitäh, Katrin! Aitäh!